17. ja 21. eluaasta vahel sooritab kõige rohkem inimesi enesetappe. See võib tunduda sulle äärmiselt morbiidne viis, kuidas sulle 18. sünnipäevaks õnne soovida, aga kuna see on paraku oma ebamugavuse tõttu teema, mida meie ühiskonnas tihti välditakse, siis see on parim, mis ma sellel aastal teha oskan. Selles vanuses on meie elus metsikult palju segadust. Meid sikutatakse, lükatakse ja tõmmatakse igasugustest erinevatest suundadest ja me ise samal ajal ei saa absoluutselt aru, kuhu me tahame minna, mida me tahame teha ja kes me üldse oleme. Paljud inimesed annavad sulle selles vanuses nõu ja enamasti tehakse seda sellisel toonil, justkui need inimesed teaksid, mis otsuseid sa peaksid tegema, mida sa peaksid õppima, kelleks sa peaksid saama, kuidas sa peaksid talitama. Kui keegi ütleb sulle, mida sa peaksid tegema, kuidas sa peaksid käituma, kuhu oma elus suunduma, siis mul on sulle üks nõuanne. Küsi endalt, kas see inimene, kes mulle seda nõu annab, elab sellist elu, nagu mina tahan elada. Ja kui vastus on ei, siis Jumala eest ära kuula neid. Ja vastupidiselt, kui maailmas on inimesi, kes elavad sellist elu, nagu sina tahad elada, siis kuula, mida need inimesed räägivad, loe, mida need inimesed on kirjutanud ja talitle nii, nagu need inimesed on talitlenud. Täiskasvanud inimesed võivad sinusse sellel eluperioodil suhtuda väga nõudvalt. Nad ütlevad sulle, et sa pead tegema mingisuguse valiku, kuhugi suunduma, tegema otsuse, sellele kindlaks jääma ja sellega otsast lõpuni minema. Need on valed. On üksikuid inimesi, kes teavad juba väga noorelt täpselt, mida nad tahavad teha, kuidas nad kavatsevad seda teha ja mis on nende teekond. See on metsik vähemus. Enamuste inimeste jaoks ainukene viis, kuidas päriselt leida seda, mida nad tahavad elu lõpuni teha, on katsetada. Kui sa õpid midagi 3 kuud ja otsustad, et see sind ei huvita, see on okei. Jäta see pooleli. Kui sa proovid mingisugust ametit 2 nädalat ja otsustad, et see sulle ei meeldi, see on okei. Jäta see pooleli. Kui sa võtad selles vanuses midagi ette ja otsustad veerandi, poole või 3 veerandi pealt, et see ei ole sinu jaoks ja sa ei taha seda teha, see on okei. Asjade pooleli jätmine on üks kõige alahinnatumaid kunstivorme meie ühiskonnas. Kui keegi teine pole sulle seda varem öelnud, siis luba, mina ütlen. Kui sa loed raamatut ja 30. leheküljel see ei ole enam sinu jaoks huvitav, jäta see pooleli. Kui sa oled mingisuguses vestluses ja see vestlus on sinu jaoks igav, siis tõsta käed püsti, ütle, sorry, see ei ole minu jaoks ja jaluta minema. Sul on luba järgmised 10, 15, 20 aastat kõike, mida sa teed, jätta pooleli ja minna otsida midagi muud, mis sind rohkem huvitab. Ja kui mina olen sind juba praeguseks täiesti ära tüüdanud, siis Jumala eest jätta see video ka pooleli. Kui keegi on jätnud sulle mulje või püüab jätta sulle muljet, et peab tegema otsuseid, nendele kindlaks jääma ja nendega lõpuni minema, siis tea, et nad eksivad. Praeguses eluperioodis ei ole mitte mingisugust põhjust, miks sa peaksid teadma, mida sa tahad teha, kuhu sa tahad jõuda, kes sa tahad olla. Ei ole mitte mingit põhjust, miks sa ei peaks segadust tundma. Ja ei ole mitte mingit põhjust, miks sa peaksid milleski kindel olema. Viis, kuidas me praeguses maailmas inimesi kasvatame, jätab meie hinged hätta. Kui ma ütlesin sulle, et 17. ja 21. eluaasta vahel kõige rohkem inimesi enesetappe sooritab. Kui sul on sünnist saati näidatud, kuhu istuda, kuhu astuda, millal mingi asi kätte võtta, millal see maha panna, kuhu tool käib pärast söömist, mis pidi pliiatsid käivad pinalis ja siis päevapealt see ära lõpetatakse. Samal ajal pole sulle mitte keegi kunagi õpetanud seda, kuidas kuulata oma sisemist tarkust, kuidas tunnetada seda, mis on sinu jaoks oluline, mis ei ole sinu jaoks oluline. Ja päevapealt järsku kõik inimesed vaatavad sulle otsa sellise näoga, nagu sa peaksid teadma nüüd täpselt, mida sa teed, kuhu sa suundud, kuidas oma asjadega hakkama saad ja missugune sinu elu hakkab välja nägema. Siis ei ole mitte mingisugust imet, et selles vanuses noored satuvad masendusse, segadusse, depressiooni ja see viib paljud inimesed üle ääre. Ja kuna piltlikult loomulikult paistab, et kõikidel teistel inimestel on eludega selge, kõik justkui teavad, mida nad tegema peavad ja kuidas see maailm käib, siis see tekitab metsikult palju segadust. Täiskasvanuks olemise üks saladus on loomulikult aga see, et peaaegu mitte keegi ei saa tegelikult aru, mida me teeme ja miks me üldse midagi teeme. Parim, millega enamused inimesed saavad hakkama, on see, et tee lihtsalt täpselt nii, nagu teised teevad, tee nii, nagu teised ütlevad ja pinguta nii, kui jaksad, selle jaoks, et teha endale pähe selline nägu, et Jumala eest keegi ei kahtlustaks, et sa mitte millestki tegelikult aru ei saa. Mitte keegi ei tea seda, mida sina peaksid tegema. Mitte keegi ei saagi seda teada. Ainukene inimene, kes saab seda teada, oled sina. Ja ainukene viis, kuidas sa seda päriselt teada saad, on katsetada. Kui keegi ütleb sulle, vali, otsusta ja lepi, siis küsi endalt ikka ja jälle, kas see inimene elab seda elu, mida mina tahan elada. Ja kui vastus on ei,
siis jookse. Ära kuula mitte ühtegi inimest, kes ei ela sellist elu, nagu sina tahad elada. Mind ka mitte. Kui keegi ütleb sulle väga kindlal toonil, mismoodi sa peaksid käituma, missuguseid otsuseid sa peaksid tegema, mida sa peaksid ette võtma, siis ma tuletan sulle meelde midagi äärmiselt olulist. Nad ei tee seda sinu pärast. Nad ei tee seda sellepärast, et nad teavad. Nad ei tee seda sellepärast, et neil on mingisugune aimdus sellest, missugune peaks välja nägema sinu elu. Põhjus, miks inimesed sulle kindlameelselt ütlevad, mida sa pead tegema, kuidas sa pead käituma, kuhu suunduma, on selles, et nemad ei suuda leppida selle ebamugavustundega, mis on nende sees siis, kui nemad ei tea, mis nende lähedasest, sõbrast, sugulasest, pereliikmest saab. Neil on ebamugav olla siis, kui neil on kahtlus sinu tuleviku osas. Neil on probleem, sinul ei ole. Üks kõige keerulisem asi täiskasvanud inimesel oma elu jooksul õppida ja mida paljud paraku ei õpi, on leppida ja aktsepteerida seda ebamugavuse tunnet, mis tekib meie sees siis, kui on meie lähedane inimene, kelle tuleviku osas on midagi lahtist. Ja kui keegi sinuga niimoodi käitub, siis Jumala eest ära vihka neid selle eest. Nad ei oska paremini. Nad tahavad parimat. See on see, kuidas neid on kasvatatud, see on see, kuidas neid on õpetatud ja nad annavad endast parima. Ja kui keegi sinuga niimoodi käitub, siis Jumala eest ära vihka neid. Nad ei taha mitte midagi halba, nad ei oska paremini. Ja ei lähe palju aega mööda, kui ka sina käitud kellegagi täpselt samamoodi. Ise aru saamata, et sa seda teed, arvates, et sa tahad inimesele parimat, kuid tegelikult otsides lihtsalt kindlustunnet. Ja sellel ajal, kui sa paned seda tähele, et sa oled midagi sellist teinud, siis Jumala eest ära vihka ka iseennast. Ka sina ei osanud sellel hetkel paremini. Vaata ringi, mis praegult maailmas toimub. Mida rohkem keegi arvas, et ta saab aru, kuidas see maailm käib, seda rohkem see inimene eksis. Iga õhtu läheb 8 miljardit inimest magama ja mitte keegi ei tea, mis homme saab. Kuidas saab keegi sulle sellises maailmas öelda, mida sina tegema peaksid? Ja kui see kõik tekitab sinus ebamugavuse, masenduse, segaduse tunnet, siis las ma tuletan sulle meelde kõige olulisemat asja. Kas sina ei tea elust mitte midagi? Sa oled elanud nii vähe, kogenud nii vähe, et sa ei saa ka iseennast usaldada. Eriti siis, kui sa arvad millestki midagi halvasti. Sa oled kogenud elust nii kitsast lõiku, et ära tee selle põhjal ühtegi otsust ei iseenda, teiste inimeste ega maailma kohta. Küsitle kõike, kahtle kõiges, katseta kõike. Tee asju, mida sa naudid, ole julge ja jäta meelde, kui mingi asi sind hirmutab, siis see on tavaliselt märk sellest, et seda peaks tegema. Ja enamus negatiivseid kogemusi ei ole mitte halvad oma olemuses, vaid nad tunduvad meile halvad sellepärast, et me ei oska neid veel õige nurga alt vaadata. Hendrik, ilusad 18. sünnipäeva sulle!